Ühtegi õhuväge ei moodusta ainult lennukid. Igas lennubaasis ja nii ka Ämaris on lendureid toetamas korralik teeninduse eskadrill. Rajahooldajad tagavad turvalised tingimused maandumiseks ja õhku tõusmiseks. Perrooniteenindajad aitavad lennukid õigesse kohta ning inimesed ja kaubad nii neile peale kui sealt maha. Ämari lennubaasis vastutavad rajahoolduse eest 4 rajameistrit, kes töötavad 24-tunniste vahetuste kaupa. Nende käsutuses on ligi 20 eri masinat, mille opereerimiseks on pea sama palju mehi. Peamiseks ülesandeks on liiklusala, raja, roleerimisteede, perroonide hea kord ehk peame muretsema selle eest, et pinnakatted oleksid puhtad, hõõrtegur oleks hea. Lisaks pean jälgima, et nii lennuväljal kui lennuvälja ümbruses piirangute vabad pinnad oleksid puhtad, ei oleks mingeid takistusi. Samas tegelen ka lindude, loomade tõrjega. Rajameistri ülesannete hulka kuulub ka hõõrdeteguri mõõtmine, mis annab pilootidele info, kui kiirelt ja kuidas nad maanduda saavad. Kui näite ei ole piisavalt hea, peavad hooldusmehed näiteks libedust tõrjuma minema. Nii oleme siin hõõrdeteguri mõõtmise masina juures. Mida see masin täpselt teeb? Tegemist on siis rajameistri sõidukiga. Eriliseks teeb selle sõiduki vahest siin taga asetsev nii-öelda 5 ratas. Tegemist on hõõrteguri mõõtjaga. See on ratas, mis surutakse teatud jõuga vastu pinnakatet. Arvuti mõõdab selle ratta liikumiskiirust, võrdleb seda auto liikumiskiirusega ja arvutab välja siis raja hõõrteguri ehk kui libe on pinnakate. On olemas teatud normid, astmed ja piloodid ei saa toetuda mingisuguse subjektiivse hinnangule, et rada on ilus, rada on kena, vaid konkreetsetele objektiivsetele näitajatele ja selleks ongi hõõrtegur. Kui tihti te seda mõõtma peate? Sõltuvalt ilmastikust. Et kui on oht libedusele, et kui temperatuur, niiskus on sellised, mis võivad eeldada, et rada on libe, siis rajameister läheb ja mõõdab selle raja üle. Mõnikord on see ööpäevas 6, 7, 8 korda, mõnikord ei ole üldse. Rajahooldajad said vaid mõne nädala eest oma tehnikaparki juurde 2 uut kompaktset 4-kroolimisega rajahooldusmasinat Overasen RSC 250. Lennubaasi jaoks muudab see tööd oluliselt mugavamaks. See parendab natukene meie olukorda. Ehk siis, kui on liitlastel vaja häirekorras üles minna, et me suudame kiiremini reageerida. Teeninduse eskadrilli kuuluvad lisaks hooldajatele ka 8-liikmeline lennuterminali meeskond, kes peavad kõik olema valmis üksteist asendama. Lennuterminali meeskonna ülesanne on vastu võtta liitlaste õhusõidukid, nende reisijad koos kaubaga ja siis selle tehnikaga, mis meil siin selja taga on. Meeskonna teenistus jaguneb 3 erinevaks teenistuseks, ehk siis perrooniteenindus, reisijate teenindus ja kaubateenindus. Ja see ongi meie põhiülesanne. Kuigi Ämari lennuvälja teeninduse eskadrilli töö jääb tihti uhkete hävitajate lendude taustal tagaplaanile, on just nemad need, kes on Ämari lennubaasist kujundanud koha, kus NATO õhuväelased hea meelega peatuvad.